Tere hommikust! Võib üsna kindlalt öelda, et esimese kvartali puhul iseloomustas maailma, Euroopat ja ka Eestit ainult üks peamine märksõna. See oli katastroof Ukrainas, Venemaa algatatud sõda Ukrainas. Ka LHV tegi oma kriisiplaanid ja erinevad mõtted koondas ruttu selle sündmuse ümber. Täna me oleme kaardistanud mõned kliendid, kes on võib-olla Venemaa, Ukraina või Valgevenega olnud rohkem seotud ja nendega käivad ka erinevad dialoogid. Aga kokkuvõte on, ütleme siis investori vaatest üsna lihtne, et need mõjud siiani on olnud madalad, sidemed on olnud piisavalt madalad, et need kuidagi finantstulemusi väga suurelt mõjutamas ei ole. Sama puudutab ka klientide aktiivsust, mis mõnevõrra korraks langes, aga olenevalt valdkonnast on ikkagi tänaseks enam-vähem samasse kohta tagasi taastunud. Laenutaotluste puhul rohkem, investeerimistegevuse puhul mõnevõrra vähem, aga selline igapäevane tegevus klientide suunal on üsna hea endiselt. LHV jäi oma esimese kvartali finantstulemuste mõttes plaanidele alla. Seal on mõned põhjused, aga siin on oluline ette öelda, et tegelikult on olemas plaanid, et ülejäänud 9 kuu jooksul finantsplaani eesmärkidele uuesti järgi jõuda. Alustades siin peamistest sündmustest, siis esimest kvartalit võib iseloomustada niipidi, et väga palju tööd on jälle ette tehtud. Kvartali lõpupoole üldkoosolek otsustas anda heakskiidu maksete vahetusplatvormi Everypay soetamisele. Me jagame selle ärisuunalt 2, et osaliselt läheb fookus Eestile ja siis veel rohkem meie rahvusvahelistele turgudele, kus maksed on kasvanud nii grupi kui ka tegelikult Eesti äriüksuse ja UK äriüksuse strateegiliseks teenuseks. Me usume, et Everypay selline maksete vastuvõtmise võimekus on olnud puututükk selles valdkonnas. Sinna peale saab juurde arendada erinevaid makseskeeme juurde ja samamoodi siis minna nendega veel rohkemate klientide juurde. Siis teiseks esitasime ära Ühendkuningriigis pangalitsentsi taotluse. Jätkuvalt loodame saada heakskiidu sellele käesoleval aastal. Meie kindlustusteenused on kasvamas. Kindlustus sai kvartali jooksul 3000 uut klienti. Meil on olnud mõnevõrra mured reisikindlustuse kahjususega, mis mõjutas samamoodi esimese kvartali tulemusi, aga ka siin on hinnakirju juba muudetud, vastavalt siis riskile natukene ülespoole korrigeeritud, nii et plaanime ka siin seda mahajäämust tagasi teha. Nüüd Pärnu pangakontori avamine, virtuaalne pangakaart, kindlasti 2 asja, mis kliente võiks juurde tuua ja olemasolevaid aktiivsena hoida. Parim tööandja Eestis ja parima teenindusega pank Eestis, et meie puhul juba traditsioonilised tunnustused, aga olgem ausad, et head kvaliteeti hoida on tihti raskem, kui seda saavutada, nii et siia me jätkuvalt panustamas oleme. Ja 2 märksõna võib-olla veel, et me oleme Finantsinspektsioonilt taotlemas finantsvaldusettevõtja tegevusluba, mis on eelkõige selline regulatiivne tegevusluba. Meie tegevuses liiga palju ei muuda, aga loodame selle siis lähikuudele saada ka. Ja kuna grupis on üks vähemusosalus investeering Ühendkuningriigi väike ja keskmise suurusega ettevõtteid finantseerivasse panka nimega Bank North, siis sinna me oleme tegemas tõenäoliselt jätkuinvesteeringut. Tõenäoliselt tähendab seda, et nad on kapitali lähikuudel kaasamas. Kui neil õnnestub kogu siis ring täis teha, siis LHV oma panuse tõenäoliselt sinna annab. See investeering saab olema tõenäoliselt paari miljoni naela ümber, nii et ei midagi liiga suurt. Numbrite puhul siis laenude kasv oli 75 miljonit eurot, fondid kasvasid
täpselt samamoodi. Hoiused plaanipäraselt vähenesid, kontsentratsioon finantsvahendajate hoiustest on olnud liiga suur. See on olnud meie endapoolne teadlik tegevus. Pangaklientide arv suurenes kvartali jooksul väga korralikult, rohkem kui 16 000 klienti ja UK maksete arv on siin lihtsalt kvartalist piisavalt volatiilne. Ja kuna me mõne kliendi saatsime oma riskikultuurile mittevastavuse tõttu kvartali jooksul ära ka, siis see natukene mõjutas. Aga üldiselt me näeme sealt sellist ikkagi kasvavat aktiivsust nende klientide pealt, kes meil on. Me näeme kasvavat aktiivsust uute klientide lisandumise osas ja me näeme tegelikult ka seda, et Everypay ja litsents sinna suunas aitaks väga palju kaasa selle aktiivsuse uute klientide kasvule. Ja mis siin on veel oluline ära mainida, siis jätkuvalt see, et me litsentsi täna taotlemas oleme, õigustaks ka seda poolt, et meil tekiks sinna 1-2 ärisuunda juurde. Et kui me täna oleme ikkagi ainult finantsvahendajaid teenindamas, siis edasi on plaan jõuda e-kaubandusse ehk e-kaupmeesteni ja siis samamoodi ka tegelikult laenutegevusse. Ehk kui meil täna on ainult 1 ärisuund, siis plaan on jõuda ühest ärisuunast vähemalt 3-ni. Numbrite puhul siis jah, finantsplaaniga võrreldes me oleme küll 2,6 miljoni euroga finantsplaanist maas, aga üldiselt see siis sealt teenustasu tulude poole pealt välja paistab, kuivõrd plaanis on muuta ka hinnakirja, milles suurem efekt on võib-olla teisel poolaastal, siis tegelikult osa sellest mahajäämusest suudame maha teha või järgi teha. Ehk siis kontodega seotud hinnakirja finantsvahendajatel on plaanis natukene tõsta. Ja samamoodi, mis siit välja võiks tuua, on ikkagi see, et laenuportfellid on jätkanud kasvu, ehk see on põhiline meie tulude allikas, 75 miljonit eurot, nagu eelmiselt Svenil mainitud sai, toob meile intressitulu tulevikus juurde. Ja esimese kvartali põhilised mõjutajad on siis võlakirjaportfellide allahindlus, mis on siis intressikeskkonna muutustest eelkõige, aga kuivõrd me need võlakirjad plaanime hoida tähtaegade lõpuni, siis me oma planeeritud tulu teenime sealt ikkagi ära. Siis pagulasabi toetamine, eelkõige Ukraina pagulaste siis Eestisse jõudmise osas mõjutas natukene numbreid. Ja siis finantsvahendajate madalamad tulud, aga nagu öeldud, siis seal on plaan olemas. Mõjutas ka eelmainitud kindlustustegevus, aga ka seal on plaan olemas, nii et üldiselt me näeme, et me ülejäänud 9 kuu jooksul suudame oma esialgset finantsplaani ikkagi täitma asuda. Suurim muutus, mis siia tulla võib, on eelkõige laenukahjumid, aga esialgne viide sellele, et täna me seal mingisuguseid suuri probleeme ei näe. Krediidiportfelli hoolimata sellest, kuidas ütleme, geopoliitilised pinged täna ümberringi toimuvad, siis krediidiportfell on püsinud tegelikult tugevana. Ja laenu allahindlused on olnud plaanitust madalamad, oleme teinud küll mõnevõrra ettevaatavaid allahindlusi. Ja kulud on küll natukene suurenenud, et me oma riskiüksusi oleme mehitamas, aga ei midagi märkimisväärset. Ja kokkuvõttes, mis ma veel ütleksin, on see, et mis annab natukene kindlust selle finantsplaani püsima jäämise osas ja pikaajalist kindlust samamoodi on see, et LHV tulemused on hästi tundlikud intressikeskkonna muutustele. Ja kui me räägime Euribori kasvust näiteks 1%, siis see võib panga kasumlikkust mõjutada seal 20%-st 40%-ni aasta kohta. Nii et seal on olemas ka selliseid suuremaid alustrende, mis tegelikult numbreid parandavad.
Aga minu poolt on lühike ülevaade tehtud, et annaks hea meelega sõna Kadrile, kes räägib pangast. Tere hommikust! Jätkates võib-olla Ukraina teemadel, et siis kui tavapäraselt aasta algab ikka selliselt, et jaanuar tõmmatakse hinge, veebruar lühike kuu ja märts läheb käima, siis paraku sel korral veebruari lõpus tulid kurvad uudiseid ja kõiki meid mõjutas see oluliselt. Et mis me siis panga poole pealt tegime, et 26. veebruarist andsime välja juba sõnumi enda klientidele, et kõik Ukraina-suunalised maksed on tasuta ja sealt edasi oleme leidnud kõik need võimalused, kuidas meie saaksime oma igapäevateenuses abiks olla. Ja üks nendest on kindlasti pagulastele kontode avamine, mis on saanud palju tähelepanu ja selleks, et need siin kohapeal saaksid toetusi vastu võtta, saaksid tööle minna, on see kontode saamine väga oluline. Ja selle üle on hea meel, et kui kvartalil lisandus meile üle 16 000 pangakliendi, siis tavapärane aktiivsus säilis umbes 5000 klienti kuus, aga umbes 1000 klienti siis nendest 16 000 on siis just Ukrainast tulnud Eestisse saabunud sõjapagulased. Aga võib-olla need joonised illustreerivad paremini just seda sama hoiuste muutuse pilti, et näha selgelt on siit, et finantsvahendajate hoiuste arvelt on see vähenemine toimunud suurusjärgus 400 miljonit ja selle üle on hea meel, et tegelikult tavaklientide hoiust on jäänud samale tasemele, et see dünaamika sees on ka nüüd sedapidine, et veebruaris mõnevõrra toimus langus, aga märtsis taaskord näeme juba trendi ülespoole. Ja tunneme ennast finantsvahendajate hoiuste puhul siis mugavalt seal 2 miljardi piires, et märtsilõpu seisuga on see hoiuste jääk 1,8 miljardit. Ja laenude poole pealt tegelikult on kasv plaanipärane, tavapäraselt esimesel kvartalil ongi ootus väiksem, et just ettevõtete laenude poole pealt, kus see kasv oli 32 miljonit, et võib-olla jaelaenude poole peal on taaskord jäänud siia sisse selline lühiajaline selline šokiperiood, mis oli siis see algusest 2 nädalat, kus siis sisuliselt klientide aktiivsus väga selgelt kukkus kõikides teenuste kasutamises, aga taaskord on positiivne näha tegelikult seda märtsi teise poole trendi, ja kui vaatame pärast tulemusi ka, siis tegelikult ongi näha see, et koondtulemusena esimese kvartali finantstulemust ei saa liiga rahul olla, kuid seal sees see dünaamika muutus tegelikult märtsi teises pooles aktiivsuse kasvu poole on väga hea sõnum ja aprill kindlasti on juba teistsugune. Ja positiivsetest uutest teenustest ka, et klientide jaoks veebruaris tõime turule virtuaalkaardi, et see on väga hästi vastu võetud ja virtuaalkaart võimaldab sisuliselt LHV teenust kasutada siis 3 minutiga, laadides endale mobiilist äpp, avada konto, tellida virtuaalkaart, lisada see mõnda rahakotti ja hakata seda koheselt kasutama ja sellisel kujul on pangateenus ka kliendile tasuta, et puudub €1 kuutasu kaardile. Ja märtsi viimasel päeval siis pidulikult avasime Pärnus Graf Seppelini hoones ka pangakontori ja toimetame seal ka uuel pinnal Raidena 15A. Et kui me vaatame finantsnäitajaid, siis kvartaalses lõikes on näha selgelt, et esimene kvartal võrreldes 4. kvartaliga oli kehvemate tulemustega, kuid paljuski mõjutab see just see sama geopoliitiline olukord, mis mõjutab tugevalt klientide aktiivsust ja seda läbi kindlustunde languse. Aga mis on jällegi hea tõdeda, et isegi kui sellises olukorras pigem tuleb teravalt jälgida just laenuportfellide muutust ja kasvu, siis alati seal kõrval on väga hea meel selle üle, kui uute klientide pool säilib. Et uute klientidega tulevad meile uued väga head kvaliteetsed hoiused ja tegelikult see klientide aktiivsus siis ka jälle natuke parematel aegadel tuleb tagasi ülespoole. Ja peamine muutus, siis, kus me tegelikkuses oleme plaanist maas, on siis teenustasu tulude pool. Seda mõjutab siis nii finantsvahendajate ärisuund kui ka siis Eestis investeerimisteenuste kasutusaktiivsus
mis on olnud ka esimesel kvartalil madalam ja päris suure komponendi annab siis negatiivse efektiga ka likviidsusportfelli ümberhindlus, et 1,4 miljonit eurot. Nii et siia koondnumbrisse siis need kõik kokku tulevad. Ja kui vaadata plaani tervikut ja mahajäämust, siis siin võibki välja tuua siis sama teenustuse tulude poole, mis näeme jah, et siin järgmiste sammudega on võimalik selle aasta jooksul ikkagi tasa teha. Et väga palju muidugi sõltume sellest, mis toimub ümberringi, mis toimub maailmas, mis toimub Ukrainas, kuid hetkel on selline hea stabiilne olukord ja pigem näeme, et klientide kindlustunne kasvab. Puhaskasumi mahajäämus plaanist on 2 miljonit, küll on siin oluline märkida, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on see kasv siiski 26%, seda nii tulubaasilt kui ka kasuminumbrilt ja klientide aktiivsus endiselt püsib väga kõrgel tasemel, nii et see on selline hea baas, millega edasi minna, mis annab ikkagi positiivsust ka eeldada, et tegelikult me oleme võimelised seda plaani ennast tasa tegema. Ja mitmed sammud selleks on ka meil taskus olemas. Et võib-olla natukene veel rääkida väljakutsetest, mis puudutab Ukraina kriisi, siis pankadele on muidugi kõikidele see väga selline keeruline olukord, just mis puudutab finantssanktsioonide rakendamist, sest tänasel päeval siis on need finantssanktsioonid, mida siis pangad peavad rakendama, on siis mitmekordsed võrreldes varasemate perioodidega. Et selleks, et neid korrektselt teha ja kindlasti me tahame seda korrektselt teha, et siis me oleme suurendanud ka enda riskiüksuste personali ja sealt tuleb küll mõnevõrra kõrgemad kulud, aga sellegi poolest oleme me kenasti kuludega plaanis. Ja mis on alati investorile väga hea kuulda on see, et kuigi finantsplaanist mahajäämus tänasel päeval on küll olemas, siis tootluse oleme esimesel kvartali kenasti ära teinud ja tootlus siis esimesel kvartali 22%. Aitäh! Annan siinkohal üle sõna Vaburile. Tere hommikust ka minu poolt. Aktsiaturud ei jäänud Ukraina ja Vene sõjast puutumata, et kui esimesed 2 kuud muidugi ei olnud midagi suurepärast, et laiemalt oli langust nii USA kui ka Euroopa turgudel ja ka arenenud turgudel, siis sõda kindlasti kahtlemata hästi mõjunud ja seda me nägime eelkõige just Euroopa aktsiaturgudel, kus on ka mitmed Eesti pensionifondid suured investeerinud. Ja muidugi teine asi, mida me ilmselt ka näeme ja näeme ka edaspidi, et kahtlemata see sõda võib-olla mõjutab veelgi juba varasemalt võib-olla alanud trende, nimelt inflatsiooniline keskkond, nimelt tarneraskused, nimelt toormete kättesaadavus. Et need on nii-öelda mingisugused trendid, mida me aktiivselt juhitud fondides oleme mõnda aega peljanud, millest tulenevalt me oleme ka just oma aktsiainvesteeringuid eelkõige valinud ja selles mõttes ma ei saa öelda, et hea meel tõdeda, sest tegelikult on alati kurb, kui turud langevad ja pensionifondide tervikuna ei lähe nii hästi, kui võiks minna, siis vähemasti meie aktiivselt juhitud fondid, mis siis sõltumata sellest, mida turud teevad, tahavad oma tootlus ära teha, on esimene kvartal väga hästi toiminud. Et nii ML kui XL näitasid ainsana turul positiivseid tootluseid, vastavalt siis 2,0, 3,8 ja 2,3. Üldjoontes võib öelda, et alates juba eelmise aasta viimastest kuudest on need portfellid suuresti investeeritud sisuliselt varaklassidesse, kus me olla soovime. Ehk siis loomulikult fondide liiklus mõnevõrra erinevad, aga Elli näitel suur osa erakapital, suur osa kinnisvara, suur osa kohalike ettevõtete võlakirjad ja just aktsiaportfellis siis keskendumine konkreetsetele sektoritele temaatikatele, milleks praegusel hetkel on eelkõige väärismetallid, toormed, energeetikasektor ja mõnevõrra ka finantssektor. Ja esimene kvartal on see selline lähenemine ennast väga hästi õigustanud. Et keerulisem, nagu öeldud, oli see kvartal aktsiaturgudel laiemalt, sellest tulenevalt ka indeks ja roheline kaotasid väärtuses vastavalt 3,6 ja 5,0%. Aga jah, et suuremad aktiivselt juhitud fondid kasvatasid kenasti osanike väärtust, et kõikide fondide tule kokku
puhtalt tootlusega teenisime siis klientidel 30 miljonit, ainuüksi 3 aktiivselt töötud fondiga oli see number 36. Ja hoolivõtta sellest, et jaanuaris tegime väljamakseid süsteemist lahkunud klientidele enam kui ligi 30 miljoni euro ulatuses, siis tootlusega tegime suuresti selle kõik tasa ja fondid jätkuvalt kasvamist, ehk siis, et olemasolevate klientide portfellid usuvad õnneks siiski kenasti. Numbritest rääkides, siis tõepoolest kvartali lõpetasime kahjumiga, see on nüüdseks juba esimeses kvartalis saanud tavapäraseks, seda mõjutabki suuresti see, et maksame välja eelmistel aastatel teenitud dividende, et kui meie tulud, äritulud ja ärikulud suuresti tasakaalustavad ennast ära, ehk siis valitsemistasuga katamegi ära tegevuskulud, väike marginaal jääb vahele, siis kasumit teenime me eelkõige netofinantstulud ja aasta lõpus, kui oleme olnud edukad, siis edukustasuga. Et üldiselt on see siuke nii-öelda kuni aasta lõpuni siis mitte liiga kõrge marginaaliga ärimid ja ühekordsed väljamaksed, nagu näiteks puhas kasumit, mida näiteks siis 51 miljoni euro pealt dividendi makse pealt tasutud tulumaksukulu 830 000 mõjutas märkimisväärselt. Et jällegi, et järgmistel aastatel ühekordselt sellist kulu sees ei ole, see aasta me ei näe enam niivõrd kõrget immateriaalse varakulu tulenevalt siis klientide lahkumisest, ehk siis eeldaksin, et analoogselt eelmiste aastatega me siiski järgmised 3 kvartalit kasumi numbreid näitame. Ja võib-olla siit veel mida esile tuua on see, et kolmas sammas vaikselt, aga siiski jätkuvalt kasvutrendis, ehk siis, et igakuiselt näeme liitunud kliente, näeme ka üha enam kliente, kes kasutavad püsimakse võimalust kolmandasse sambasse sissemaksete tegemiseks. Näeme ka seda, et kolmandas loomulikult oli rohelisel indeksfondil keerulisem, aga täiendav fond, mis on suuresti, võib-olla julgeks öelda L või XL analoog, läks samuti sinna kvartal väga hästi. Ja klientide arv sisuliselt püsib samal tasemel, et see väike 3000 langus tuleneb eelkõige sellest, et jaanuaris tegime siis lahkuvatel klientidel väljamakseid. Üldiselt on hea meel näha, et hoolimata puhkenud sõjast ja hoolimata keerulisemast keskkonnast aktsiaturgudel on nii-öelda aktiivsus just eessammast väljuda jäänud siiski madalamaks, kui ta oli võib-olla varasematel hooaegadel, ehk siis tahaks loota, et see number edaspidiselt nii palju enam kliendinumbrit ei mõjuta ja turuosa laiemalt oleme suutnud hoida. Ja jällegi kunagi kuigi meil on ligi 25% turuosa klientide arvu järgi mahult ligi 30%, loomulikult on meil eesmärk edaspidi seda turuosa kasvatada. Ja finantsplaaniga võrdluses ega siin suuri erisusi üldiselt ei ole, et tulud on suuresti vastavalt plaanile, kulud samuti, ärikasum samuti, et siiamaani on läinud suuresti vastavalt nii, nagu olime ka ette näinud. Tõsi, meil on läinud aktiivselt töötud fondides võib-olla veel paremini, kui oleksime julgenud aasta lõpus oodata. Ja natukene on läinud kehvemini võib-olla indeksitel ja rohelistel ja turgudel laiemalt, aga koondpilt on see, et suuresti püsime plaanis ja plaanime ka ühesõnaga ma arvan, et hea aasta algus on tegelikult olnud just aktiivselt töötud fondide klientidele, mida plaanime edasi hoida. Lühidalt kõik. Kindlustustegevuse suurimaks mõjutajaks on paraku endiselt koroonaviirus ja sealt siis ka tulemustele natukene allajäämine, mis puudutab finantsplaaniga võrdlust, aga üldiselt nagu öeldud, siis plaan on siin olemas. Tänaseks on kindlustuslepingute info ja dokumendid kättesaadavad LHV interneti ja mobiilipangas. On tõusnud ka kindlustust müüvate koostööpartnerite arv, 47-ni klientide arv kasvab ja jätkuvalt üks olulisemaid mõõdikuid rahulolu kahjukäsitlusega püsib väga kõrgel, 87% tasemel. Kindlustuse puhul näeme samamoodi, et me teeme suhteliselt palju tööd ette. Kindlustuse loogika on selline, et tänane müük osades teenustes või toodetes näiteks pikendatud garantii, kus see pikendatud garantii algab alates peale tavapärase garantii lõppemist peale 2 aastat, tähendab seda, et me tegelikult tänast müüki näeme tuludes alles alates 3. aastast.
ehk sellist ette tehtud tööd on kindlustuses suhteliselt palju, täna müüda, aga tulud periodiseeritakse üle pika aja. Nii et sellepärast me oleme kindlad, et meil tulevikus läheb hästi, hoolimata sellest, et siin kasumlikkuse näitajad natukene kõiguvad ja on plaanidest maas. Grupi tulemuste kokkuvõtteks siis mainiks ära veel ka selle, et kapitali meil vaja on juurde, kaasamas me peagi seda oleme. Nõukogul ei ole siin veel otsust tehtud, aga usutavasti millalgi lähiajal see otsus tuleb ja siis me vastavate prospektide ja mõtetega ka avalikkuse ette tuleme. Aga meie poolt on praegu kõik. Lähme oma tegevuste ja heade asjadega edasi ja eks see siis väljendub tulemustes samamoodi. Priit, kas meil on tulnud küsimusi? Ei ole veel tulnud, võime anda natukene aega. Küsida saab siis kirjutades sinna Q&A sektsiooni. Et meil on võimalik Zoomidel küsida ka küsimusi, aga tundub, et täna on pilt selge ja igal juhul aitäh vaatamast, aitäh kuulamast. Meie lähme optimistlikult edasi. Jõudu!